Täna ei saa seda Rahumäel Tervise 13a asuva maja hoovis auto all elavat lambakoera mitte kuidagi aidata. Kutsa peab veel pool aastat vastu pidama ja annaks koerte jumal, et ta tervis vastu peaks. Eesti niinimetatud loomaseadustes pole ju kuskil kirjas, et koeral peaks üleüldse kuut olema. Loomastunud jõhkrat koeraperemeest ei saa kuidagi veel vastutusele võtta, aga abi on tulemas. Järgmisel aastal liitub Eesti Euroopa Nõukogu lemmikloomade kaitse konventsiooniga. Seoses sellega on Põllumajandusministeerium välja töötanud määruse eelnõu, mis sätestab juba palju kindlamad nõuded enim levinud lemmikloomade pidamistingimustele. Lemmikloomade pidamise määrus jõustub järgmise aasta algusest. Ta sätestab nõuded lemmiklooma pidamisele. Et kui loomakaitseseadus on nagu sellised üldised normid paika pand, siis antud määrus kehtestab nõuded nendele lemmikloomadele, mida siin inimesed on endale kodu võtnud pidamiseks. Söötmised, jootmised, puuripidamised, ketis hoidmised, kõik need nõuded, mida peaks siis lemmiklooma pidaja jälgima, et tema lemmikul oleks hea ja lõbus olla. Kuigi ka praegu kehtiv seadusandlus kohustab loomapidajat tagama loomale vajalikud tingimused ja heaolu, siis nõuete üldsõnalisus ning tõlgendamise võimalused jätavad looma seaduslikust kaitsest ilma. Näiteks täna ei saa veel loomakaitseinspektorid või isegi politsei halbades tingimustes vireleva koera heaks mitte midagi teha. Selgemalt on võib-olla fikseerimata siis looma jaoks sobilikud tingimused. Ja need teinekord tekitavad loomaomanikega siis vaidlusi, olgu selleks siis kas või kuudi suurus või selle olemasolu üldse, sest ikkagi loomal on vaja meie klimaatilistel tingimustel ja looma tõust tulenevalt ka teinekord varjuda kas vihma või lumetormi või kas või päikese eest. Millega peavad siis koeraomanikud järgmisel aastal arvestama. Määrus sätestab, et enam ei tohi koera kaelarihm olla metallist ega poov. Lisaks tuleb võimaldada koerale rohkem liikumisruumi. Näiteks kui koerakett on kinnitatud jooksutrossile, siis paarimeetrise keti puhul on nõutav, et jooksutross oleks vähemalt 10 meetrit pikk. Ketikoertele peab aga olema tagatud liikumisvabadus vähemalt 40 ruutmeetri ulatuses. Ka kuutidele kehtestatud nõuded on täiesti mõistlikud. Järgmisest aastast peab igal õuekoeral olema kuut. Ja tegelikult ega uue määruse järgi väga palju ei nõutagi. Kuut peab olema vee- ja tuulekindel, asetsema maapinnast kõrgemal ja vastama koera mõõtmetele. Nii et ega midagi väga palju ei taheta. Kindlasti ei pea seda kuuti ostma kalli raha eest poest, vaid iga mees saab selle kodus klopsimisega hakkama. Vaatamata sellele, et lemmiklooma pidamise nõuded jõustuvad alles järgmisel aastal, võiksid loomaomanikud juba täna tutvuda uue määrusega ja oma lemmikute tingimused sellega vastavusse viia. Tutvuda saab määrusega Loomakaitse Seltsi kodulehel. Nii väldiksite tulevikus sekeldusi ning rahul oleksid nii loomad kui ka nende kaitsjad ja politseiametnikud.